mitte keegi ennem ei tea, kui kõva mutt või kutt sa oled, ennem kui sa seda ise ei tea. Mina olen Diana Brengep Eestist ning tänaseks meie teemaks on üks kõige seksim asi, mis sul olla võib, enesekindlus. Aga ennem kui ma asun teile seletama nippe ja trikke, kuidas oma enesekindlust treenida, siis sooviksin ma lühidalt seletada, miks meil üldse tekivad ebakindlused ja hirmud. Nagu ma olen juba ühes videos maininud, siis meie aju on programmeeritud meid välja rääkima olukordadest, mis meid ohuga seostavad ning tihtipeale see aju ei tee meile sellega teinet, sest et me räägime end välja olukordadest, mis tegelikult meid edasi võiks aidata. Toome ühe sellise näite. Oletame, et sa oled üks meesterahvas, kes soovib siis tutvuda, näeb ilusat naisterahvas klubis ning soovib minna tutvuma. Aga ennem meil tekivad peas mõtted, et mis saab, äkki ma häbistan ennast, äkki ta annab mulle korvi ja kõik miljon sükest hirmu, mis meil sellel hetkel tekivad ning tihti me räägime just nendel hetkedel olukorrast välja. Siin on väga hea tegelikult kasutada 5 sekundi reeglit, et kui sul on selline olukord, kus sa näed, et sa saaksid kohe tegutseda, et ilma sellele isegi mõtlemata, loe peas 5, 4, 3, 2, 1 samal ajal võib-olla siis selle naisterahva poole liikumas või siis mis iganes muus situatsioonis sa oled, aga samal ajal seda tegevust tegema minnes. Sest et kui me loeme numbreid näiteks 5-st 1-ni tagantpoolt ettepoole, siis meie aju on hõivatud sellele mõtlemisega ning me ei anna endale võimalust välja rääkida ennast jälle sellest olukorrast siis. Ja kuidas meie ise igapäevaselt saame kaasa aidata teise inimese enesekindlusele. Kui keegi tulebki proovima või keegi tulebki klubis juurde, siis ärme ütle koledasti, ärme vaata neid, et mis sina nüüd oled siin või kes sina nüüd oled. Et see minu arust väga-väga kihvt, kui keegi tuleb juurde ja ütleb ja sinu ilu hinnatakse. Et ma saan aru, sellel on ka muidugi erinevad moed, et kui keegi tuleb ebaviisakalt, et siis ei pea me sellele nii rõõmsalt vastama. Aga minu arust see on nii äge, kui sa suudad ilusti ära vastata nii, et sellel teisel inimesel on piisavalt palju enesekindlust ja rõõmu minna edasi ja vaadata, ega tema õhtu sellega lõppenud ei ole. Et sellepärast ma julgustakski pigem andma ka korvi viisakalt ja üldse elujuhtumitel, kui te näete, et keegi on oma julguse kokku võtnud ja midagi teinud, et siis selle asemel, et seda maha teha, pigem just julgustada ja näidata, mil moel on ta seda hästi teinud. Mida me veel peaksime mõistma? Just hirmust. Et hirm on ju tegelikult illusioon, mille me endale ise loome. Ehk siis, kui me ei anna sellele oma peas nii suurt mõtet ja ei mõtle seda veel õudsemaks, kui see tegelikult on, siis see hirmutunne ka kaob või läheb vähemaks. Et tegelikult hirm on üks loomulik meel või tunne, mida inimesena me tunneme, kuid kui me oskame seda hirmu talitada, siis see ju mängib meile lõppude lõpuks rohkem kasuks kui kahjuks. Kuidas sellest hirmust üle saada? On see, et kui sa oled kooliõpilane, ma toon kooliga näite, kuna minu jaoks on see hetkel aktuaalne teema, siis kui sa oled koolis, siis võimalikult palju tõsta kätt, võtta sõna. Kui keegi palub midagi esitada, näiteks kui sul on esinemise ees hirm, jällegi tõsta käsi, mine esitle ära, et see koht, kus sa saad seda täiesti tasuta proovida ja ennast arendada ning oma hirmuga siis võidelda, nii et üks päev sul enam üldse nii hirmusi tundus, sa oled näinud, et sinuga midagi ei juhtu. Mis aitab meil veel hirmuga toime tulla, on see, kui sa mõtled selle peale, et näiteks kui sa lähed esinema klassi ette ja sa mõtled selle peale, mis võib olla kõige halvem juhus, mis sinuga võib juhtuda. Ning sa mõtled selle välja ja sa aktsepteerid seda. Näiteks, et sul läheb tekst meelest ära või sa saad halva hinde või sul ei tulnud see hästi välja, aga lepi sellega, mõtle, et okei, mis siis, kui lähebki halvasti, et mis siis on. Et tegelikult selle tagajärjega leppimisega ega selle kõige hullema tagajärjega leppimisega me tegelikult, ja seda aktsepteerides, me tegelikult mõistame, et okei, tegelikult ei ole ju mitte midagi hullu, me ei anna sellele enam nii suurt tähendust, pluss meie aju töötab palju produktiivsemalt, sellepärast, et nüüd me oleme keskendunud sellele, et me läheme rahuliku südamega sinna ette ja me ei ole hirmunud, aga nüüd pointid enesekindluse juurde. Kuidas me saaksime treenida siis oma enesekindlust? Üks asi on anda lubadusi. Lubadusi nii endale kui ka teistele ja nendest kinni pidada. Et me hästi tihti ootame, et inimesed meile antud lubadustest kinni peaks, kuid tegelikult me tihti isegi ei pea endale antud lubadustest kinni. Ehk siis, et ma hakkan paremini toituma või ma edaspidi käin ainult jalgsi koolis või mis iganes. Kui me oleme suutelised kinni pidama lubadustest,
antud nii endale kui ka teistele, ka kõige pisemad lubadused, näiteks kui sa lubad vanaemale helistada iga nädal 2 korda, siis sa helistadki iga nädal 2 korda, et siis me tegelikult endale ja enda alateadvusele näidame, et me suudame küll, et see, mida ma olen lubanud, endale ette võtnud, selle ma suudan ära teostada. No järgmine nipp, kui sul on koht, kus sa peaksid minema esinema või üldse, kui me läheme tegelikult ju enda kodust juba välja, me oleme ikkagi esindama mingid persoonad, et me oleme ju kodus ühed inimesed, töö juures teised inimesed ja nii edasi ja nii edasi. Et enesekindlust, nagu ma siin mainisin alguses, see on üks kõige seksim asi, mis sul võib olla ja mida mina tavaliselt teen enne, kui ma oma päeva alustan, ma reaalselt seisan käed ristis, jalad tarkis, püsti seisakus ja vaatan ülesse poole ja niimoodi 2 minutit ja ma mõtlen enda kohta ainult häid mõtteid. Ja kui ma selle enda keha lasen nii-öelda vabaks, ma lähen välja ja mul on selline tunne, et I got it, nagu et the world is mine. See sama Power Stand mõjutab siis meie hormoone kehas ning aitab meil tunda ennast enesekindlamana. Järgmine ja just esitlus tehes. Sisene ruumi, sirge seljaga, pea püsti ja sõbraliku näoga, siis sa oled juba kohe meeldivam. Ning mida ma olen pannud tähele üldse, et inimesed teevad, et kui nad näevad, et nad on ruumis kellegiga, kellel on kõrge positsioon või nende silmis keegi kõrgemal positsioonil või kohal, siis nad tihti hakkavad ennast väiksemaks tegema. Et unusta see ära tee ennast väikseks. Rind ette, selg sirgu ja naeratus näole. Power Standi õpetas mulle siis minu kunagine koolikaaslane Taanist. Ning ta aitas mul üldse väga palju õppida ja kõike ja ma olen nii tänulik talle. Aga ühesõnaga, ta ütles mulle ka alati, et kui sa oli sisened klassi, siis sirge seljaga, enesekindla näoga ja vähemalt tee nägu, kui sa isegi seda ei usu. Aga alati, kui ma sisenesin, siis pärast, kui ma sain tagasisidet oma esinemise kohta, siis mulle alati mainisid õppejõud seda, et kui ma ruumi tulen, siis nad juba teavad, et sealt tuleb midagi head. Et see kõik aitab, see first impression ja see kõik aitab kaasa, et isegi kui su ettekanne ei ole nii hea, siis see, kuidas sa seda esitled ja hoiad, millise tooniga sa sellest räägid, see tegelikult kõik mõjutab. Nüüd peaks juhtuma selline lugu, et esitluse ajal tuleb närv sisse, siis kõige parem, kuidas endale, või läheb tekst meelest ära, siis kõige parem, kuidas seda endale meelde tuletada, küsi vahepeal küsimusi, küsi inimestelt, kas neil on küsimusi. Isegi kui sa jätad enda peale igat rääkimist väikse pausi kõne sisse, tundub see juba professionaalsem ja loo kellegiga silmside ning kui sa küsid inimestele, kas neil on küsimusi ja nad sulle teemakohaselt küsimusi küsivad, siis tuleb sulle jälle meelde, kus sa pooleli jäid. Et see on sulle hea ajavõit. Viimaseks nipiks, et lõpeta oma esitlus heal noodil. Heal noodil just selles mõttes, et oleneb muidugi, mida sa esitled, et kui see on mingi teema, mille kohta ei tohiks võib-olla väikse naljaga lõpetada, siis ei ole see sobilik, siis leia mingi muu moodus, aga kui on sobilik, siis viska mõni hea nali ja lõpeta ära see mõnusal toonil, sest et tegelikult me oleme ju inimestena emotsionaalsed olendid, me käitume tunnete põhiselt ning me otsustame, vahet ei ole ka õpetajad, nad peavad olema kindlasti professionaalsed ja hindama meid nii-öelda tundeid kõrvale jättes, aga siiski me oleme kõik inimesed, et see tegelikult aitab kaasa, kui sa tood inimestes esile tundeid ning kui sa neile meeldid. Elus läbi lüüa läheb meil vaja üle kõige enesekindlust ja endasse uskumist ja sellele peavad järgnema teod, mis nii-öelda sinu muutusteni viivad, et niisama jällegi seal minu lemmiknäide öelda kogu aeg kotti sügades diivani peal, mitte midagi ei muutu, et sa tegelikult pead ka midagi selle jaoks tegema. Ja see maailm on julgete päralt. Nii, et ole julge, enesekindel, tead, mille vääriline sa ole, mida kõike sa võid saavutada. Usu seda ennem kõige rohkem sina ise ja siis teised hakkavad märkama ja sa näed, kuidas juba teised ise tahavad sind kuskile ülesse poole tõsta. Just sellepärast, et sa tundud kõige kõvem mutt või kutt üldse. Mina olen Diana Bringham testist ja järgmise korrani.